Hai! Freeze frame! Piu-piu, pau-pau, pau-pau. Nii cringe oli see Marti. Siis sa ütlesid, et jäta aega sinna freeze frame'iks ka. Igal juhul, meie oleme teel siis Ranna Ranchosse, kuhu on meid kutsunud Senjafoki. Meil on autos kaasas endaga üks väikene vahva poisike, kes on ennast digimuutunud. Mängib, et ta magab, aga tegelikult ta ei maga. Liina oleme potsatanud rooli. Teate, kui hea meel mul on vahepeal olla ise ka kõrval. Kohe-kohe te näete suur head meelt Liina silmades, kus ta näeb 300 looma, kes meid seal kõik ootavad. 300? 300? Okei, sorry. Las ma sõidan, sa ei tohi mulle tekitada sükst asja praegu, ma olen autoroolis. Möödunud 20 minutit, Liina on saanud rahulikult maha istuda. Nüüd ta saab mõelda sellele, et mis lehmi loomi ta nüüd näeb siin. Kuidas sa tunned ennast? Mul nii excited. Oled excited või? Yeah. Lehmade pärast. Emad on need kõige targemad loomad, need on mu lemmikloomad. Ciao. Hi! Meil on nõndaviisi tegelikult, et siin on selline hästi äge koht nimega Ranna Rancho. Meil on siin väga palju sõbralikke loomi. Mis teie lemmikloomad võiksid olla? Kas kitsed, lambad, hobused? Ükskõik, mis on Liinale ette seda, et Liina lihtsalt oleks kõigega. Liina saa tuttavaks palun. Vend ja õde, Mona ja Perri. Ma käisin just eelmises vlogis kanu vaatamas, ma olin nii elevil. This is the best day ever. See on nii tore. Vaata. Käi pekki, kui ma ei ole elu sees nii pisikesi lenseid näinud. Vaata, kui nunnud on lihtsalt. Nii raske vlogida, ma olen nii elevil kõigest. Laske tuulel lennata. Ei ole valmis selleks. Vaata, kuidas see sööb. Need on kõige nunnumad kitsedalad üldse. Hästi vastas nagu. I'm gonna cry. Tahab sinuga kaasa tulla nüüd. Holy shit! Holy shit! Vaata, kui talle meeldib sorvede vahelt, vaata, siis ta sealt ise ei saa sügada niimoodi. Tead, me ei võta koera, me võtame kitse. Siit kohalt ka õpetus. Siin on osad lemmikloomad, kes ei saa peredes olla või kes ei saa peredega hakkama. Nii et ärge palun võtke endale enda lemmiklooma, kui te tõesti ei taha neid. Nagu kui te 101% kindlad ei ole selles. Nii lahe, te kujutate. Nagu te nägite probably eelmisest vlogist, kui excited ma kanade pärast olin. Siin on nagu 10 kordi rohkem loomi. Definitely tulge siia külla, see #not sponsored. See on epic kogemus lihtsalt. Ma ei oska praegu midagi rohkem öelda, I'm so sorry. Vaatasid, et kana chillib siin. Ma chillin ka koos temaga. Tere! Tere! Ta ei taha minuga suhelda hetkel. Keegi taha sinuga suhelda siin. How dare you? See oli väga kurib. Look at all these birds, look at all the friends I have. Ma ei taha teada mitu korda, ma ütlen mingi oi kui nunnu, oi kui lahe, wow. Vaata, ühed piiluvad sealt aknast. Need, kes aknast vaatavad, et nagu kuu. See on Eli. Ma nii ematsin ära. Nii, oled valmis, Orsi? Liina rääkimisega hakkama ei saa, mina saan küll veel safarile. Me oleme siin juba umbes pool tundi jauranud ringi, Liina käib ja vaatab, mis ta saab kuskil näppida. Minu jaoks on, ütleme niimoodi, et ma pole ka tõesti tükk aega nii lähedalt näinud loomi. See on mõnus, vabastav tunne. Mul on isegi, ma ei mõtle isegi mõndadele asjadele praegu, sest see on mõnda vaba. Tegelikult on lahe näha nagu loomi selles mõttes vabas olekus, et nagu neid ei hoita sinna tuulud kuidagi kinni, pluss sa tead, et need on päästetud loomad, need ei ole kusagil loomaaeda nagu ilma niimoodi nagu sinna taha kinni pandud, mis on nagu mul on nii hea meel, et Eestis on ka siuke koht, kus päästetakse loome ja meil see traktor mööda praegu, Kommentaare Hugo. Hobene, vaba laps. Hobene, vaba laps. See on ainus võimalus. Hobene, vaba laps. Viib eitu maailma vabadus. Kaks isast oma vahel natukene, üks oli Johnny äkki või? Ja teine on Hugo. Päriselt, ma olen ka Hugo. Me kaotame porgandeid, me ei tee. Kusjuures Hugo võitis, jah? Behave, girls! Ta on nagu mingi, yo, this is mine now! On jah? Ma olen forever tahtnud lehmale pai teha ja nüüd mul on see võimalus. Oh my god. Okei, keegi sööb mul näevata, ta võttis mul praegu siit lahti. Ta lihtsalt tuli ja hakkas mul rüpse lahti võtma. Sorry. Niiviisi, meil on siin nii palju filmitud, et see kaamera on põhimõtteliselt kohe tühi. Sellepärast me kolime ümber GoProsse ja sellele tuleb siis muusika alla, need väikene ratsutamismontaažika, äkki Liina veel räägib midagi peale ka siia, ma ei tea. Me oleme ratsutanud.
just hetk tagasi kukkusin maha natukene. Jumala kahju, et ma panin selle endal suus. Läksin natuke niisugust täkuks ära ja hakkasin seal nalja tegema, et lähen hüppesse ja muid asju, siis kohe mul tuligi kuri karjas. Meie just lõpetasime Rannaranchos ja mega super suured tänud veel Šeenale, kes meid kutsus siia. Loomulikult Rannaranchole ka, et võtsid vastu või niimoodi. Ja inimesed, ma tean, et me clickbaitime nüüd sellega, et ma kukkusin hobusest maha, see oli minu enda viga, et mina hakkasin seal ise kuketama, ütlesin, lähme hüpekasse ja teeme mingi kõiki hullu asju. Marti nagu Marti ikka, sa olid mul selja taga, mina ei näinud, kuidas sa kukkusid, aga nagu pärast sa istusid sealt nagu päris korralikult veel maas ja hoidsid seljast kinni. Ma nägin, sa istusid lihtsalt seal maas, nagu ma ei saanud isegi aru, et sa maha kukkusid, kuna sa ei karjunud ega midagi. Ma olin mingi, esimene mingi, oh no, kas suga ikka kõik on okei, pääsid sa ei kukkunud, pärast kukud mingi diski välja endal seljast, nagu mõni meist siis. Olukord oli väga lihtne, nimelt ma lihtsalt läks galoppi ja ma hoidsin sellest valest asjast kinni, ma oleks pidanud olema lakast kinni. Ma hoidsin sealt kinni ja siis ma lihtsalt vajusin ühele poole ära ja ma ei suutnud enam seda pidama saada ja siis mul oli kaks võimalust, kas ma lihtsalt vajun edasi või noh, üritan kuidagi ma tagasi, ma teadsin, et ma ei saa enam tagasi, ma ei ole nii pro, ma ei saa ja siis mul oli lihtsalt see, et lükkasin ennast lahti ja kukkusin ja ma oskan kukkuda, aga ikkagi lõi hinge kinni korraks, sellepärast ma olingi korraks mingi ja ma olin ka lihtsalt mingi, oh no, kas Martiga on kõik okei. Õnnelik õnnetus, Marti enda viga, mitte hobuse viga. Mega suured tänudki veel kord kõigile ja me tuleme kindlasti siia tagasi ja kui teie tahate tulla. Alla ja äkki lingi ka, kui te tahtsite tulla, siis te saate igast, noh, ma ütlen nagu... Not sponsored, aga see oli nii vahva ja siin oli nii tore nagu. Põhirõhk on sellele, et tegelikult need inimesed teevad siin head. Oma suurest vabast tahtest tegelikult ja päästavad loomi ära, kes võivad lihtsalt läheks tapama ja ma ei kujuta ette, mis saaks nende loomadega. Nad pannakse magama. Avatud talupäevad asjad on ka tulemas, nii et siis vist korraldatakse terve päev läbi neid ekskursioone siin ka, et siis te võite ka siia tulla. No lihtsalt mingi vaadake üldse maale minek on minu meelest üldse väga hea mõte, ma tunnen ennast väga senilt vabalt ja ma ei mõelnud terves aeg oma kommentaaride ja mingite muude asjade peale, mis sest, et ma just hetk tagasi panin omal video ülesse. See on väga suur asi. Ülituus oli nagu for real, nagu kõige tuusem oli see, kui Marti kukkus hobuse pealt maha. Nii kahju, et lihtsalt seda video peale ei saanud. Ja ta tegi ainult niimoodi. Ja kogu lugu mitte midagi muud. Mul läks galoppi ja ma olin juba mingi Hugo Pasteeti. Ja jooga pilates, Hugo Pasteeti. Jooga pilates, sauna belti. Mul on värske mürgitus vist näeme Pärnus, ma arvan. Mis me teeme, Liina? Ma ei tea. Kell on hetkel, ma ei tea, ma ei näe kella, ma näitan flashlightiga valgust. Aga kell on kusagil 12 läbi veidi, ma arvan, pakun. Ja meie liigume tagasi Tallinna poole, sest et meil on homme selline vahvüritus nagu Hotel Transylvania 3 erilinastus, nii et ma olen väga excited ja ma arvan, et siit kohalt mõtleme tänaseks õhtuks otsad kokku ja me näeme homme. Ja me näeme homme. Pau-pau! Meil on 2 halbuudest. Ma kukkusin eile hobuse sellest maha ja ma jäin ellu. Aga kõik on korras. Ära roni sinna, kus sa olema ei pea. Ei, ma hakkasin ta ütles. Issand jumal! Ma tahtsin hüpekasse minna temaga. Issand, ma näitan veel niimoodi, ma näitan niimoodi ka. Püha Mooses. Sa tahad ikka kohe nagu proff olla. Pane see asi ära. Tere hommikus! Teie panite pere kohale, kus teie pere on? No kuuled, vaata kui cute'ilt nad matchivad oma vahel. Me matchime ka poole. Seda terve vlogi teema on see, et Marti kukkus hobuse pealt maha eile. Sa ei jõudnud jalgadega hoida ilusasti või? Ei, lihtsalt libisesin külje peal ära ja siis ma lükkasin ennast lihtsalt lahti. Ei, nagu ma ikka traavisin, panin hullu ja siis nagu... Nii kihvt. Siin on kõik kõigist kohe tehtud ja ma kukkusin eile hobuse otsast maha. Päriselt ka? Selge on kõik katki. Sa võid talle öelda, et sa kukkusid hobusest maha, aga ta ei usu lihtsalt, kuni sellekeni, kui sa ütled, et sul on midagi katki või kusagilt natuke valus, siis on nagu... Kõik me reageeri nagu, sa võid kukkuda ükskõik kus täis on selline. Ja praegu me märkasime siin niisugust väga salajast giveaway võitjat meil Instagramis, nii et lähme üllatame teda kinkikotiga. Tore, et sa tulla said. Siin on igasugu filmid enne sulle ka sees. Nii et ma loodan, siis ikka kannad seda tiivadega kotti ka. Vaadake, kui lahe maskott seal on. Oota, ma olen mega vaimustus praegu sellest maskotist, teate. Ma tahan temaga pilti saada. Tore näha. Tada, this is yours.
siin on hästi pime, aga me hakkame mitte lahedat loodsimist läbi viima. Ma tahaks ka neid auhindu võita, aga kahjuks me mitte kunagi ei saa võita. Me ei võita mitte kunagi. Me ainult anname ära asju. See on ka tore. Andmine on ka tore, aga vahepeal tahaks võita ka, on ju. Vaatame, kuidas meil see loosimine läheb. Paneme natuke salvestama siit kõrval kaadrid. Võime panna? Salvestama. No nii haige pand lihtsalt, ma nii üritasin ausalt. Ma nii üritasin, aga ma lihtsalt failin 100-ga. Ma teile ära jagada 6 kingit. Me oleme jõudnud Pärnusse! Ja nüüd me võtamegi vlogi kokku, et me saaksime keskenduda nendel asjadel, mida me oleme siia tulnud tegema. Jällegi mu diktsioon. Igatahes filmist nii palju epikali näha ennast nagu, mitte näha ennast, aga nagu natuke ebamugav oli algu minul. Mu süda kloppis terve, aga ma mõtlesin, et issand jumal, kui ma peaks reaalselt tegema niimoodi, et nagu terve selle filmi oleksin peale lugenud mingi peategelasena. Mul oleks terve film süda paha. Ja kui te olete veel ise minemas, siis minge andke meile märku, kuidas teil endal meeldis, kas te tundsite üldsegi meid ära. Ütleme niimoodi, et me oleme kohe alguses seal filmis. Teine asi, me siin clickbaitisime minu selja ja kukkumistega ilmselt on ju, nii et saage aru. This was my problem, on ju. Mitte kellegi, nii et see oli esmakordne juhus üldsegi sellel aastal neil. Et kui muidugi juhtus, seina kirjutas mulle ka. Minuga on kõik korras, natukene kange. Selge nagu paistes sul, see on natuke halb, aga... Jaa, aga nagu igal juhul. Järgmine õppetund mulle ja ilmselt ka teile vaatajad. Teil on alati, kui te vaatate, näete kedagi teist viga tegemast, siis ise teate, ärge minge hullugult peale. Aga täpselt samamoodi kõik asjad, mis meil siin on, lingid on all descriptionis. Meie näeme teiega juba järgmisel nädalal ja podcastis ka. Auf Wiedersehen. Ei, misu! Mu ei tii suka seda vlogi enam. See lihtsalt nagu Auf Wiedersehen just hakkasid ütlema. Tule nüüd lõpetame ilusti ära selle paiga. Pai! Ära pole mind. Ma ei nuks seda. Pai! Kellad lööb jumala jullualt ära. Käi pekki. Hästi